Renault väidab, et on suutnud ühes sõidukis ühendada 3 erineva autotüübi omadused. Maasturi stiili ja kõrge juhiistme, mahtuniversaali suure ja mitmeti organiseeritava sõitjate ruumi ja linnasedaani dünaamilisuse ja sõidumugavuse. See tulemus täna on teie ees ja selle nimeks on Renault Captur. Renault ei ole Capturis panustanud agressiivsusele, vaid pigem praktilisusele ja mugavusele. Kui me räägime linnamaasturitest, siis tegelikult see sõna on ju iseenesest täiesti vastuoluline. Kui me ei arvesta erandlikke Tallinna tänavaid, siis linn ja maastur ei sobiks üldse kokku. Küll aga tuleb tunnistada, et sellise suure autoga on linnas tõepoolest päris mõnus sõita. Ja pealegi me ju kõik tahame vahetevahel sõita ka maale koos oma laste ja kõige muu pagasiga. Sellisel juhul on selline auto täiesti asendamatu. Captur ehitatakse Renault Clio põhjale ehk siin järgitakse sellist traditsioonilist skeemi, kus kõigepealt tuuakse turule luukpära, seejärel universaal ja siis juba linnamaastur. Aga mis seal ikka? Hüppame rooli ja vaatame, kuidas Capturiga sõita on. Kui me vaatame salongi disaini, siis see on küllaltki harmooniline ja lihtne, kuid ikkagi on mõningaid selliseid üsna kummalisi lahendusi, kas või näiteks üksed väga edevalt mõjuvad, läikivad pinnad siin armatuurlaual. Aga samas näidikupaneel on hästi lakooniline ja lihtne. Põhiline on see, et kiiruse mõõdik on väga hästi näha. Mis mulle väga meeldib on see, et kui sõita otse vastu päikest, siis armatuurlaud ei peegelda väga tuuleklaasile ja ei sega sugugi sõitmist. Samuti on väga meeldiv see, et pearuumi on palju. Istmed on samas sellised pehmed, kuid erilise küljetoeta. Teisalt sai siin viimastel nädalatel väga palju väga jäiga vedrustusega sportautodega ringi sõita ning üle hulga aja üks pehme ja mugav auto on ääretult meeldiv. Materjalide valik on siin samuti ääretult lihtne, tegu on kõva plastikuga, kuid samas kõik on sellise meeldiva tekstuuriga, mis jätab mulje kui oluliselt kallimast ja kvaliteetsemast materjalist. Ja kuigi tegu on suhteliselt lihtsa autoga, on siin kõik elementaarne olemas, muidugi see sõltub varustusastmest. Ilmselt on nii, et kõige lihtsama poole pole mõtet vaadatagi ning alustada tuleks kuskilt sealt poole pealt. Tänu 170 mm clearance'ile saab Capturiga sõita praktiliselt igal pool, kus esiveoline auto läbi on suuteline minema. Nelikvedu siin muidugi ei ole ega ei tule. Muidugi ei puudu siit kõiksugu kummalised lahendused. Neid me leiame Prantsuse autodelt alati. Siin tuleb ära mainida, et väga eriline on kindelaegas. See käib välja nagu sahtel, mõistagi annab selline lahendus väga palju ruumi juurde, kuid samas kui keegi siin kõrvalistuja toolil istub, siis jalad jäävad selle sahtli avamisele igal juhul ette. Ehk siis päris lõpuni seda avada just nagu ei saa. Aga muidu väga edev auto, selline tõeliselt edev auto. Ma usun, et on terve hulk inimesi, kellele siukene meeldib. Sõites on esimene asi, mis selgeks saab, see, et Captur ei ole eriti sportlik riistapuu. Ja teine asi on see, et vedrustus on mõnusalt pehme. Ehk tegu on sellise hea laheda autoga, millega paarsada kilomeetrit maha sõita ei ole üldse mitte mingi pingutus. Tänapäeval hinnatakse palju ka auto vaikust. Captur on selles suhtes täiesti eeskujulik sõiduk. Siin 100 kilomeetrit tunnis rahulikult rääkida ei ole mitte mingi probleem. Suurematel kiirustel hakkab pigem tuulemüra segama, kui mootori hääl salongi tulema. Igal juhul päris meeldiv sõita. Selline ta siis on, pisikene Renault linnamaastur Captur. Päris huvitav auto tegelikult. Aga meie kohtume teiega veel nädala pärast. Seniks nägemist!